Tere ilusat laupäeva varahommikut Tallinnas. Olen kohe minemas rongi peale, et kohtuda teiega Tartus Emajõe ketil. Ning kui see kohale tulemas ei ole, siis olen toomas video vahendusel kogu ürituse sinuni. Kohtumiseni! Läbi imelise Eestimaa ja Rail Baltica poolt rikkumata rongitee oleme jõudnud Tartusse. Kohe-kohe on algamas Emajõe kallastel ning Emajõe peal toetusüritus Emajõe, Peipsi järve ja Eestimaa metsade kaitseks. Oleme jõudnud Emajõe kaldaäärde ning Emajõe peale ja kokku on kogunenud selle imeilusal päeval imeliselt palju eestlasi, kes on näitamas oma ühist meelt. Aeg on hakata selle keti moodustamisega kihta. Tere tulemast kõigile ja suur tänu, et teid on tulnud kokku nii rohkearvuliselt. Me kõik oleme üksteisele rõõmsad ja õnnelikud ja kõige tähtsam on see, et meie siin ei ole mitte millegi poolt, vaid oleme kõvasti poolt ja see on meie Emajõe poolt, me oleme vastu, me ei ole. Ainus palve, mis nüüd vaadates seda suurt rahva hulka on see, et kui me nüüd tõesti venitaksime selle liiniketi ka üle Vabaduse silla. Ma ei näe siit praegu palju seal pargis juba rahvast on, aga meid on paistab, et piisavalt palju. Ja kallid tartlased ning Emajõe toetajad, samal ajal kui te veel sätite ennast kõik kenasti ketti ja me saame teha selle ajaloolise jäädvustuse, siis need, kes on siin Château tantsukooli maja lähedal, saavad samal ajal nautida ka meie kaunite ja andekate tantsijate esinemist, nii et nii kaua kett moodustab, siis kes siin lähedal saavad nautida ka noorte tantsijate esitust. Pilt minu selja taga on absoluutselt vapustav ja nagu ürituse korraldajadki ütlesid, siis ei ole kogunemine millegi vastu, vaid poolt. Väga poolt Eesti looduse poolt ja Emajõe poolt. Hommikul siia sõites olin võib-olla veidi skeptiline, et kui palju eestlase siia siiski kokku tuleb. Aga ma olen väga positiivselt üllatunud, sest nagu ma juba ütlesin, on üritus absoluutselt imeline ja väga hästi korda läinud. Siin olles saan natuke aimu, mis tunne võis olla Balti ketis käest kinni hoides, kus mina ise kahjuks osaleda ei saanud. Me ei jää magama, oleme kas või öid päev üleval ja hoiame silma peal, et ei tuleks Emajõe kaldale selliseid asju, mis hammustavad siit selle vee ära. Teadagi on eestlased põline laulurahvas, nii et tihtipeale ütleb muusika meie jaoks rohkem kui sõnad, nii et laseme rääkida muusikal enda eest. Üks täitsa uus laul, mis on spetsiaalselt kirjutatud tänase 1-2
laul, mis on tänase päevapuuks tehtud. Selle teksti autor on Toomas Kiho. Koduteel üksinda enam metsa põlispuid on kadunud kõik. Vainudel puhub tuul, ei enam jõgi poola siin, laastatud maa on ees. Virnas maas vana laas, kes kaevas Hiiemäel, on müüdud kõik. Viidud taas liige maak, karjub paikus üle maa, laastatud maa on see. Raudtee põrgus see, lõhe läbi maa ja vee, on müüdud kõik. Üheskoos kadudes, kas enam kodu ongi see või on songermaa? Raudtee põrgus see, lõhe läbi maa ja vee, on müüdud kõik. Üksinda koduteel ei enam metsa põlispuid, on kadunud kõik. Koduteel üksinda ei enam tunne seda maad, maha on müüdud, maha on müüdud, müüdud kõik. Laps meie muld, maa ja muld, mis meid toidab. Koduks, kodumaas, kutsume seda kohta, on meil peenaar või talu siin, aed põld või maa. Kui me siin praegu oma ei oska hoida, siis küll maailma kõikide asjade kohta me kunagi midagi öelda ei soo. Siin praegu nüüd oma ei oska hoida, siis küll maailma kõikide asjade kohta me kunagi midagi öelda ei saa. Sest see on laps meie muld, maa ja muld, mis meid toidab.
Kallid tartlased, te olete praegu tunnistajaks ajaloolisele hetkele, kui tuleb meie õuele rikkus, tuleb õnn, tuleb rohkem seadusi ja vanglaid. Elagu tselluliidivabrik! Hurraa! Miks te ei plaksuta? Kas teile meeldib progress? Kas teile meeldib õnn? Ei meeldi? Elagu tselluliidivabrik! Elagu progress, õnn ja rõõm! Lageraie on Eesti tulevik ja looduse mitmekesisus on Keskkonnaministeeriumi poolt välja mõeldud püüd, et õigustada ametnike kohalolekut. Rohkem ametnikke, rohkem seadusi, rohkem määrusi. Sünnitusmajad sulgeda, rohkem vanglaid, rohkem määrusi. Elagu tselluliidivabrik! Hurraa! Elagu vabadus! Vabadus vabadus! Elagu valitsus! Emajõgi on püüd! Me laseme selle betooniga kinni valada! Siia saab teha palju ilusaid autoteed! Elagu Rail Baltic! Rohkem maanteid! Vabadus on püüd! Me laseme kõik sünnitusmajad sulgeda! Me laseme kõik haiglad sulgeda! Rohkem surnuaedu! Rohkem vanglaid! Hurraa! Mulle tundub, et te olete vist millestki valesti aru saanud. Siin on progressi toetajate kokkutulek. Elagu progress! Elagu tselluliidivabrik! Tulgu õnn Tartu õuele! Puhas vesi on müüt! Kalu tegelikult ei ole vaja, sest et poed on kalu täis, minge vaadake ise! Emajõgi tuleb valada täis betooni, sest siin saab teha 4-realise maantee, mis viib meid õnnele. Elagu progress ja õnn! Hurraa! Elagu rikkus! Tugevad ja lähevad!
poliitilisse äärmusesse, vaielda, vastanduda, kritiseerida, olla üksik kõrgelt valgustatud majakas vaimupimeduse ookeanis iseenda valguses helklemas. Ja siis ma tulen üleni valges, olen teie jumal ja saalik jälle ikis. Kui teile öeldakse, et midagi tuleb teha, siis tuleb teha. Tselluliidivabrik tuleb, sest nii on öeldud. Ja tuleb rohkem makse ja aktsiise, sest rahval on raha nii palju. Ja te ei oska sellega midagi ju muud targemat teha. Nii et makske oma võlad ära ja elagu tselluliidivabrik! Et ega me ikka ei pea küll kuulama seda, mis öeldakse. Ja kui keegi ütleb meile, mis on õnn ja mis on progress, siis tegelikult Eesti inimene oskab ise ka oma peaga mõelda. Ja kui see, ma väga vabandan nüüd, siin on palju lapsi, kui see tselluliidivabrik tõesti peaks tulema, siis see saab olema üks erakordselt õnnelik ja armas tegu Tartule. Te olete minuga ju nõus? Hurraa! Ma ei näe käsi nagu suugi. Ma ei näe käsi. Kes nõuab Tartusse tselluliidivabrikut? Käed püsti. Palju teid on? Ahah.
Miks te arvate, kallid inimesed, et puhas loodus on oluline? See inimene, kes sõidab selle väikese plaadiga siin, ta võiks ka betooni peal sõita, oleks palju ilusam. Ja miks mootorit ei ole? Ja üleüldse. Ärge laske endale öelda valitsuselt seda, mida nemad ütlevad, vaid mõelge ise oma peaga. Meil on oma pea olemas ja me ei pea kuulama seda, mida meile kõrgemalt öeldakse, sest et kui me ei taha, siis me kurat ei tee seda, mis öeldakse ja nii ongi. Sest meil on oma pea olemas. Ja kui meie siin, nüüd ja praegu mitte midagi ette ei võta, siis lähebki nii. Aga kui me läheme ja lööme selle kuradi putka laiali, siis ei tule siia mitte ühtegi tselluliinivabrikut, vaid Eesti on puhas ja õnnelik ja rõõmus riik. Hurraa!